1859 aastal sattus Teresa Bajoli Sickles ühe Ameerika kõige šokeerivama skandaali keskmesse. Tal oli suhe Philip Barton Keydaisega ning kui tema abikaasa Daniel Sickles tõe teada sai, tulistas ta tema armukese päevavalges maha. Philip oli tuntud isik ning tema avalik mõrv vallandas sensatsioonilise kohtuprotsessi, mis köitis kogu riigi tähelepanu ja muutis igaveseks õigusajalugu. Teresa Bajoli sündis 1836 aastal New Yorgis, kuigi täpne päev ja kuu pole teada. Tema isa oli Giuseppe Antonio Bajoli, jõukas Itaalia päritolu helilooja ja ooperijuht. Ta oli Itaalia ooperikompanii juht, mis külastas New Yorki 1832 aastal. Seal olles kohtus ta kuulsa libretisti ja hilisema muusikaõpetaja Lorenzo da Pontega. Kui ta hakkas da Ponte perekonnaga rohkem suhtlema, tutvus ta Mariaga, kes oli tõenäoliselt Lorenzo adopteeritud tütar, kuigi mõned allikad väidavad, et ta oli abieluvälise suhte tulemus. Sel ajal oli Giuseppe 30ndate keskpaigas, samal ajal kui Maria oli vaevu teismeline. Sellest hoolimata lubati suhtel jätkuda ning tõenäoliselt abiellusid nad 1834 aastal, kui Maria oli vaid 15-aastane. Teresa sündis 2 aastat hiljem. Teresa kasvas üles sügavalt muusikalises ja kosmopoliitses keskkonnas, veetes suure osa oma noorusest oma vanaisa Lorenzo da Ponte juures, kes oli aastakümneid varem kuulsalt koostööd teinud Wolfgang Amadeus Mozartiga. Kunstnike keelte ja ideede keskel kasvanud Teresat kirjeldati kui väga intelligentset inimest ning teismeas rääkis ta mitut keelt ja mängis mitmeid muusikainstrumente vaevata. Kuid see kultuurne ja hoolikalt kujundatud maailm ei kaitsnud teda kauaks, sest nagu me peagi näeme, pälvis ta tähelepanu mehelt, kelle nimi tegi ta kurikuulsaks. 1850ndate alguses, kui Teresa jõudis teismeikka, märgati teda juba tema silmapaistva ilu ja kasvava sarmi tõttu. Siis 1851. Aastal kohtus ta Daniel Sicklesiga, kuid see polnud tegelikult nende esimene kohtumine. Daniel sündis 20. oktoobril 1819 ning oli New Yorgi advokaadi ja kohaliku poliitiku poeg. Danielist oli samuti saanud advokaat, kuigi 1830ndate lõpus ja 1840ndate alguses töötas ta linna kirjastustööstuses. See viis ta kokku kultuuritegelastega nagu Lorenzo da Ponte ja Antonio Bajoli, kelle muusikalisi märkmeid avaldati. Ta sai samuti hästi läbi da Ponte pojaga, kes oli New Yorgis tegutsev professor. Vaatamata hilisemale edule arvasid tema vanemad tema varastes 20ndates, et ta on rahutu ja vajab juhendamist, ning väidetavalt paigutati ta Lorenzo da Ponte õpetlase kodusse, kus ta õppis prantsuse ja itaalia keelt. Väidetavalt elas ta seal umbes aasta 1830ndate aastate lõpus, kui ta oli umbes 20-aastane ja Teresa oli alles imik. Nagu mainitud, sai nad aastaid hiljem, 1851 aastal, taas tuttavaks. Ja selleks ajaks oli Daniel juba New Yorgi osariigi assamblees kohaliku poliitikuna tõestanud. Daniel kiindus kiiresti noorde Teresasse ja tegi talle peagi abielu ettepaneku. Kuid isegi tema ühiskondlikust positsioonist ja pikaajalisest seotusest Teresa perekonnaga hoolimata, keeldusid Bajolid alguses oma nõusolekut andmast. Daniel ei lasknud end sellest heidutada ning abiellus Teresaga tsiviiltseremoonial 17. septembril 1852. Hiljem tunnustati nende liitu ametlikult ka usulisel tseremoonial pärast seda, kui tema perekond oli oma heakskiidu andnud. Pole päris selge, kui suur oli nende täpne vanusevahe. Üldiselt arvatakse, et Daniel sündis 1819. aastal, kuigi ta ise väitis hiljem, et sündis 1825. aastal, tõenäoliselt selleks, et vähendada märgatavat vanusevahet enda ja oma noore naise vahel. Kui me aktsepteerime varasemat kuupäeva, oli Danielil puudu vaid veidi tema 33. sünnipäevast. Samal ajal kui arvatakse, et Teresa oli abielludes umbes 16-aastane. Abielu, mis peagi skandaaliga lagunes. Daniel ja Teresa abielu algas üsna tavapäraselt. Teresa sünnitas tütre, kellele nad panid nimeks Laura Buchanan 1853. Aasta hiliskevadel on raske kindlaks teha, kas nad kahtlustasid, et Teresa oli eelmisel septembril abielludes juba rase, kuigi tõenäoliselt olid nad niikuinii plaaninud abielluda. Seega ei olnud see nii-öelda sunnitud abielu. Vaatamata sellele esialgsele abielu normaalsuse muljele, oli abielu algusest teale probleemne. Daniel ei olnud naiste mees, kui ta abiellus Teresaga 1852 aastal. Kuid tema tegude ümber keerlesid kuulujutud. Teda oli kunagi New Yorgi assamblee poolt noomitud, sest ta suhtles tuntud prostituudiga ja tõi ta assamblee saali. Spekulatsioone suurendas ka asjaolu, et ta oli sageli kodust eemal. Näiteks
vahetult pärast Laura sündi suundus Daniel välismaale, olles osa kaubandusdelegatsioonist Suurbritanniasse president Franklin Pierce'i valitsuse nimel. Ta oli toonud endaga Inglismaale kaasa sama prostituudi New Yorgist, Fanny White'i, ning tutvustas teda isegi kuninganna Victoriale Londonis. Pärast koju naasmist valiti ta 1856 aastal Ameerika Ühendriikide esindajate kotta ning ta asus ametisse järgmisel aastal. Just siis kolisid Daniel ja Theresa Washingtoni, asudes elama Lafayette'i väljaku lähedale poliitilise elu südamesse. Seal sa Theresa kiiresti eliitseltskonnas silmapaistvaks tegelaseks, olles tuntud oma ilu, sarmi ja võõrustaja oskuste poolest, teenides isegi hüüdnime Washingtoni seltskonna kuninganna. Koos paistsid nad täiusliku paarina, kuid kulisside taga rääkis Danieli korduvate afääride rida hoopis teistsugust lugu. Siis 1857. Aasta märtsis president James Buchanani ametisse astumise ajal kohtus Theresa pika ja nägusa mehega nimega Philip Barton Key teine. Philip oli Francis Scott Key poeg. Francis oli tuntud Ameerika poeet ja advokaat. Tema suurimaks kuulsuseks oli luuletuse Fort McHenry kaitse kirjutamine. See oli sütitav rahvuslik teos, mis räägib Fort McHenry kaitsmisest Baltimore'is, Marylandis, ameeriklaste poolt brittide vastu 1812. aasta sõja ajal. Me kõik teame seda luuletust tänapäeval, isegi kui väga vähesed meist on seda selle nimega kuulnud. Hiljem seati see viisile ja tänapäeval tuntakse seda kui Star Spangled Bannerit. Washingtonis liikusid Philip ja Theresa samades seltskondades ning nad kohtusid sageli koosviibimistel ja üritustel, kus nad järk-järgult lähedasemaks said. Kuna Daniel oli tihti poliitilistel asjatoimetustel ära, käis Theresa nendel üritustel sageli üksi, kuid Philip ei olnud kunagi tema kõrvalt kaugel. Olles endiselt väga noor ja üha enam isoleeritud, näib ta olevat oma abielus pettunud. 1858. Aasta kevadeks, mil Sicklesid olid Washingtonis elanud umbes aasta, muutus tema sõprus Philippiga armusuhteks. Philip oli Washingtonis silmapaistev tegelane, kes töötas Columbia ringkonna USA prokurörina. Ta sündis 1818. aastal ja oli Theresast 18 aastat vanem, kes oli selleks ajaks umbes 22 aastane. Philip oli samuti lesk 4 lapsega ning teda peeti laialdaselt üheks linna kõige nägusamaks meheks. Philippi ja Therese suhe kestis suurema osa aastast ning oli suuresti avalikkuse eest varjatud. Kuid hoolimata nende pingutustest saladust hoida, muutus Philippi kasvav kiindumus raskesti varjatavaks. Sageli nähti teda tema kodu lähedal viibimas või ilmumas sinna, kus Therese võis olla. Nad kohtusid sageli, mõnikord tänaval või tema tõllas, ning lõpuks korraldasid ka privaatsemaid kohtumisi. Philip rentis isegi väikese maja vaid mõne minuti kauguselt Sicklesi elukohast, kus nad said salaja kohtuda. Kui ta Theresa kodust möödus, andis Philip märku lehvitades taskurätikut ja kui Theresa vastas samaga, kohtusid nad selles majas. Kuid just seesama märguanne sai lõpuks tema hukatuseks. Hoolimata nende püüdlustest suhet saladuses hoida, sai Daniel 24. veebruaril 1859 anonüümse kirja, milles teatati, et tema naine on suhtes teise mehega. Reevunud Daniel astus Theresale vastu. Alguses eitas ta suhet, kuid surve all murdus ta ja andis üksikasjaliku kirjaliku ülestunnistuse, milles kirjeldas oma kohtumisi Philippiga. Pärast seda sundis ta teda lubama, et ta ei kohtu Philippiga enam kunagi. Me ei tea täpselt, kes saatis kirja Danielile, kuid Theresa ja Philippi suhe oli ilmselt Sickli maja teenijaskonna seas üldteada, nii et see võis olla keegi, kes lihtsalt nägi Philippi tulemas ja minemas. Mida me teame kindlalt, on see, et Philip Barton Key teine mõrvati vaid 3 päeva hiljem, 27. veebruaril 1859, Washingtonis Lafayette'i väljakul. Lafayette'i väljakut tuntakse tänapäeval presidendipargina. Sel päeval nägi Daniel Sickles Philip Key'd oma maja ees väljakul ja uskus, et ta lehvitas taskurätikut, andes Theresale märku välja tulla. Philip oli ärev, kuna polnud Theresalt mitu päeva midagi kuulnud ja oli rentinud toa Cosmos Clubis, mis asus Lafayette'i väljaku teisel poolel, otse Sicklesi elukoha vastas. Kahjuks Philippi jaoks ei teadnud ta, et suhe oli avastatud ja kui ta väljakul ootas, täiesti kaitsetult ja midagi aimamata, relvastas Daniel end mitme püstoliga ja valmistus temaga vastamisi minema. Sündmuste lähedase pealtnägija ja advokaat Samuel F. Butterworthi sõnul tormas Daniel, kui ta nägi Philippi väljas, välja ja lähenes talle. Seejärel hüüdis ta: "Salurius,
sa oled mu maja häbistanud. sa pead surema. Philip vastas, mille eest? Siis tõmbas Daniel välja relva ja tulistas Philippi. Esimene lask riivas Philippi kätt, mille järel puhkes rüselus. mehed maadlesid omavahel, mille käigus suutis Daniel Sickles lasta veel ühe lasu, mis tabas Philippi kubeme alla. haavatud Philipp komberdas eemale ja üritas end peita lähedal asuva puu taha. seda tehes hüüdis Philipp, appi, ära tapa mind. Siiski oli Daniel tõesti otsustanud ta tappa ning ta liikus lähemale ja tulistas veel 2 lasku otse lähedalt. Üks neist laskudest ei läinud lahti, kuid teine tabas Philippi otse rinda, põhjustades surmava haava. Daniel põgenes samal ajal, kui Philippi veeti lähedal asuvasse majja, kus ta suri peagi pärast seda. Hiljem samal päeval arreteeriti Daniel pärast seda, kui ta oli varjunud justiitsminister Jeremiah S. Blacki majja, kuid teda ei hoitud tingimustes, mida võiks oodata. Daniel Sicklese arreteerimine põhjustas Washingtonis sensatsiooni. Kuigi teda hoiti kurikuulsalt sünges, rottidest kubisevas vanglas, olid tema enda tingimused kõike muud kui tavalised. Talle võimaldati ebatavalisi mugavusi, sealhulgas kodust toodud toite ja köetud tuba, ning ta sai pidevalt külalisi nii pereliikmete kui ka Washingtoni ühiskonna silmapaistvate tegelaste seast. Kui ta vahi all istus, haarasid ajalehed üle kogu riigi sellest loost kinni ja kirjeldasid skandaali põhjalikult. Kui kohtuprotsess 4. aprillil algas, kogunes väljas tohutu rahvahulk. Sickles oli 1850. aastate lõpuks piisavalt jõukas mees ning ta palkas endale 8 advokaadist koosneva tippmeeskonna, mida juhtis New Yorgi advokaat James Brady, kes oli tuntud tunnistajate hirmutamise poolest. Seevastu süüdistust juhtis Robert Ould, mitte eriti võimekas advokaat. Sickles oli populaarne poliitik ning vandekohtunikke valides hinnati, et 75 võimalikust vandekohtunikust 72 võitsid olla süüdistatavale kaastundlikud. Kui kohtuprotsess algas, esitas kaitse oma juhtumi ebatavalisel viisil. Nad väitsid, et Sickles ei saa oma tegude eest vastutada, sest ta oli ajutiselt arust ära Philip Key suhte tõttu tema naisega. Nagu üks Danieli advokaatidest, John Graham ütles, kui ta oli pimestavas raevus, kas see oli liiga suur kirg mehe jaoks, kes nägi enda ees oma naise, paadunud, halastamatut võrgutajat. Kui see ajutise hullumeelsuse argument arenes, kujunes välja kummaline olukord, kus mõrvatud Keyst sai kohtus peaaegu süüalune, samal ajal kui Sicklesit kujutati ohvrina. Kaitse püüdis oma seisukohta tugevdada, esitades tõendina tema kirjaliku ülestunnistuse afäärist, lootes sellega veelgi õigustada Danieli tegusid. Süüdistus vaidles vastu ja lõpuks tunnistati dokument lubamatuks tõendiks. Heidutamatult võttis Sickles asja enda kätte, lekitades ülestunnistuse ajakirjandusele, kus see avaldati täies mahus, paljastades Theresa eraelu ja suurendades juhtumit ümbritsevat hüsteeriat. Teine oluline hetk saabus siis, kui arst astus tunnistajapingile ja andis ütlusi, et Danieli psühholoogiline kokkuvarisemine pärast avalikuks tulnud tõde Theresa truudusetuse kohta oli olnud nii suur, et ta oli mures, kas Daniel suudab kunagi taastuda hullumeelsusest, mis pani teda Philip Keyt tapma. Theresa kohta levitati kohtuprotsessi ajal ajakirjanduses iga päev laimu ja teda mustati, mistõttu ta vältis avalikkuse ette ilmumist. Kui kohtus arutelud 26. aprillil lõppesid, juhendas kohtunik vandekohtunikke, et nad peaksid meeles pidama, et Daniel sai teada Theresa afäärist 24. veebruaril ja tappis Philippi 27. veebruaril. Ehk nende sündmuste vahel oli 3 päeva. Ta tõi selgelt esile selle idee nõrkused, et mõrv oli kire kuritegu. Danielil oli 3 päeva, et maha rahuneda. Tõsiasi, et ta tappis Philippi nende 3 päeva lõpus, viitas ettekavatsetud mõrvale. Žürii otsustas teisiti. Juba pärast 1 tundi tuli žürii tagasi ja kuulutas, et Sicklesi ajutise süüdimatuse väide oli õigustatud. Nad leidsid, et ta ei ole süüdi. Sellel õhtul korraldas Daniel Washingtonis suure peo, kus tema vabanemise tähistamiseks osales 1500 inimest. Kohtuprotsessi järelmõjud olid võib-olla sama kummalised kui sündmused, mis sellele eelnesid ja selle ajal aset leidsid. Theresa ja Daniel olid mõnda aega teineteisest võõrdunud, kuid nad ei lahutanud. Theresa sai ajakirjanduses tugevalt rünnatud ja teda tõrjuti idaranniku kõrgseltskonnas, samal ajal kui Daniel naasis oma kohale kongressis. Kõik see paneb inimesi mõtlema, kas inimesed ikka tegelikult mõistsid, kes mõrvar oli. Lõpuks leppis paar mingil määral ära, mis tekitas ajalehtedes veelgi rohkem pahameelt.
siis muutus nende sensatsiooniline lugu vanaks uudiseks. Abraham Lincoln valiti Ameerika Ühendriikide presidendiks 1860. aasta novembris. Lõuna-Carolina sai kuu aega hiljem esimeseks osariigiks, mis liidust lahkus ja Ameerika kodusõda puhkes 1861 aasta aprillis, kui Ameerika Konföderatsiooni osariigid alustasid katseid liidu vägesid lõunast välja tõrjuda. Nii kadus 1859 aasta kohtuprotsess avalikust teadvusest. Igal juhul oli Daniel Sicklesil nüüd võimalus oma mainet taastada. Ta sai ohvitseriks liidu armees ja võitles paljudes sõja tähtsaimates lahingutes. 1863. aasta juuli alguses osales ta Gettysburgi lahingus. Kokkupõrke ajal purustas kahurikuul tema parema jala. Jalg amputeeriti ja saadeti Washingtonis asuvasse armee meditsiinimuuseumisse. Luud on tänaseni välja pandud riiklikus tervise- ja meditsiinimuuseumis. Theresa abielu ei olnud pärast skandaali enam kunagi endine ja ta tõmbus suuresti avalikust elust tagasi. Ta veetis suure osa oma ülejäänud elust New Yorgis, kus ta suri Brooklynis 5. veebruaril 1867 tuberkuloosi tõttu. Ta oli vaid 30 või 31 aastat vana. Vaatamata aastaid varem toimunud skandaalile oli tema matus Greenwich Village'is rohkearvuline tänu tema perekonna sidemetele. 1869 aastal määrati Daniel Ameerika Ühendriikide saadikuks Hispaaniasse ja mõned kuulujutud väidavad, et tal oli isegi suhe pagendatud kuninganna Isabella teisega. Madridis alustas ta seejärel suhet Hispaania-Prantsuse naisega nimega Caramina ja nad abiellusid 1871 aastal. Paaril sündis 2 last. Pärast koju naasmist 1880 aastal töötas ta New Yorgis mitmetel ametikohtadel ja naasis isegi lühiajaliselt kongressi, olles seal 2 aasta jooksul aastatel 1893–1895. Selleks ajaks oli tema ja Theresa tütar surnud. Nad olid teineteisest võõrdunud ja Laura, kes oli alkohoolik, suri 1890 aastal vaid 38-aastaselt. Daniel Sickles elas pika elu ja suri 1914 aastal, 94-aastaselt. Üks kõnekas detail on see, et ta on ainus Gettysburgi lahingu kõrgem ülem, kellele pole püstitatud ausammast. See puudumine peegeldab tema pärandi kujundanud skandaali, kohtuprotsessi ja tapmise mõju. Suur tänu kõigile, et vaatasite lugu Theresa Bajiolis Sicklesist. Loodan, et see oli teile huvitav. Andke mulle kommentaarides teada, mida te sellest elust arvasite ja kui soovite rohkem sellist sisu, siis andke ka sellest kommentaarides teada. Loodan, et olete tellinud minu kanali ja teavitusmärguanded on sisse lülitatud, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igal juhul, see on kõik minu poolt, nii et näeme teid kõiki järgmises unustatud eludes. Aitäh!